Kristus on surnuist üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud. Head vaatajad, kuulajad kodudes ekraanide taga. Oleme täna tähistamas meie õnnistegija Jeesuse Kristuse ülestõusmise püha. Oleme koos selleks, et olla rõõmsad sellest, et tema, kes on enese peale võtnud maailma patu, kes on meie eest kannatanud ja surnud, kes on maetud, ei ole mitte jäänud surnuks, vaid on surmast üles tõusnud, on üles tõusnud ellu ja et meiegi tema läbi võiksime elada. Tänane missa kulgeb meil oma tavalise korra järgi, ainult selle erisusega, et kui me tavaliselt oleme süüdanud paasaküünla juba ülestõusmispühade öösel, aga kuna öisteenistust ei olnud, siis teeme seda siin sellel hommikusel jumalateenistusel. Jumalateenistuse kord on leitav ka internetis meie koguduse kodulehekülje pealt, nii et on võimalus avada ka teine aken selles samas brauseris, kus te olete, ning võtta ka teenistuse kord lahti. Ja samuti on võimalik ka kõik lauluraamatu laulud leida üles, kui panna otsingusse lauluraamat või kiriku laulu- ja palveraamat, siis ka see link peaks olema kergesti leitav, nii et kutsun teid üles kaasa teenima tänasel jumalateenistusel, sest see on suur rõõmupüha, mida me täna tähistame ka selles eriolukorras, kus me siin Eestimaal, aga ka viimselt terves maailmas oleme. Armulaud saab ka pühitsetud, sest see on meile oluline, kuigi me enamus sellest osa ei saa, siis armulaua pühitsemine annab meile ka jätkuvalt seda kinnitust, et Kristus, kes oli surnud, kes on üles tõusnud, on jätkuvalt meie juures, et me võime temast osa saada, et ta on meie ligi ja siis sellel ühel päeval, kui me taas kirikusse saame koguneda, et ka see tunne, see teadmine ei oleks vahepeal kuidagi ära kadunud või soiku jäänud. Soovin meile kõikidele õnnistatud jumalateenistust ja laulgem suust ja südamest alguslaul, milleks on laul 119. Õnnistatud teenistust meile kõikidele. Leidke usus
teiega. Ja sinu vaimuga. Täna on see püha hommik, mil meie Issand Jeesus Kristus tõusis surnuist üles. Tema on kõigile, kes Jumalasse usuvad, kinkinud oma kirkuse valguse. Püha Jumal, õnnista ka seda tuld. Seda uut tuld ja läida meis igatsus sinu kustumatu valguse järele, et me võiksime kord puhtaks tehtud südamega pääseda sinu igavesele rõõmupeole. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Kristus on surnuist üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud. Kristus on surnuist üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud. Kristus on surnuist üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud. Me laulame laul 108. Vennad ja õed, ka tänasel hommikul me vaatame ka igaüks iseendasse, oma südametesse, oma mõtetesse, selleks, et leida sealt üles kõik see patt ja süü, mida oleme Jumala ja kaasinimese vastu teinud, sest Jumal on tõotanud olla armuline kõigile neile, kes on oma patu pärast kurvad, kes tahavad oma elu parandada ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Sellepärast tunnistage üheskoos suust ja südamest oma patud üles, teise patutunnistuspalve sõnadega üheskoos nõnda üteldes. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast.
issand halastab, Kristus halastab, issand halastab. Kõigeväeline Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast andeks kõik meie patud. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan sulle, kes oma pattu kahetsed, Jumala armu ja mõistan sind meie issanda Jeesuse Kristuse käsul kõikidest sinu pattudest lahti kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu ja inimestest hea meel, hea meel. Sind issand Kristus täname, et tõusid surmast ülesse. Sa võitsid surma koguni, tõid meile elu tagasi. Halleluja! Au kõrges olgu Isale, au ainusündinud Pojale ja Pühal Vaimul nõnda ka. Au kiitus olgu lõpmata. Halleluja! Palugem. Kõigeväeline igavene Jumal, sina oled oma Poja surmaga lunastanud meid patust ja päästnud surmavõimusest ning tõotanud tema ülestõusmises meile igavest elu, et me kuradi meelevalla alt päästetutena saaksime elada sinu riigis. Anna meile armu, et me elaksime selles rõõmsas usus ning sind igal ajal kiidaksime ja tänaksime Jeesuse Kristuse meie issanda läbi, kes koos sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Lugemine prohvet Hoosea raamatust 6. peatükist. Tulge, pöördugem issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid. Tema on meid löönud ja tema seob meid. Tema teeb meid elavaks 2 päevaga. 3. päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Püüdkem tunda issandat. Ta tuleb nagu ilus koidupuna. Ta tuleb meile nagu vihm, otse kui kevadine vihm, mis niisutab maad. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. See on päev, mille issand on teinud. Ilutsegem ja rõõmutsegem temast. Hõiske ja pääste hääl kostab õigete telkidest. Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid. Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele. Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid. Ei ma sure,
vaid jään elama ja jutustan issanda tegusid. Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale. Avage mulle õiguse väravad. Ma lähen neist sisse ja tänan issandat. See on issanda värav. Õiged lähevad sealt sisse. Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästjaks. Kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis. See on päev, mille issand on teinud. Ilutsegem ja rõõmutsegem temast. Lugemine apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele 15. peatükist. Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles ärastanud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole? Aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristusest üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Ja meid leitakse siis olevat Jumala valetunnistajaid, sest me oleme tunnistanud Jumalale vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema ei ole üles äratanud. Sel juhul, kui surnuid üles ei äratata. Sest kui surnuid üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on meie usk tühine. Siis te olete alles oma pattudes. Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudse viljana magama läinutest. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda, nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Halleluuja! Surm on neelatud võidusse. Tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Halleluuja! Halleluuja! Lugemine Püha Johannese evangeeliumist 20. peatükist. Au sulle, issand. Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeva hommikul, kui oli alles pime. Ja ta nägi, et kivi on haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse juurde ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ja ütles neile: Nad on issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka ning tulid haua juurde. Nad jooksid mõlemad koos, ent teine jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. Ja kummargil sisse vaadates nägi ta surilinu. Ometi ei astunud ta sisse. Siis tuli ka Siimon Peetrus temale järele ja astus hauda sisse ja nägi maas olevaid surilinu ja higirätikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud, et see ei olnud koos surilinadega,
vaid eraldi, kokku mässituna teises kohas. Nüüd siis läks hauda sisse ka see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud ning nägi ja uskus. Sest nad ei teadnud veel kirjast, et ta peab surnuist üles tõusma. Jüngrid läksid nüüd taas ära kodu poole. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Loen nüüd ette Eesti Luterliku Kiriku peaskoopi Urmas Viilma ning piiskoppide Tiit Salumäe ja Joel Luhametsa läkituse Kristuse ülestõusmise pühal 12. aprillil 2020. Kristuse ülestõusmise püha evangeeliumis jutustab evangelist Johannes meile varajasest hommikutunnist, mil Maarja Magdalena avastas Jeesuse hauale tulles, et haud on tühi. See oli ärev hetk. Naine jookseb oma avastust jagama Peetruse ja Johannesega, kes hauale rutates veenduvad oma silmaga, et Jeesuse surnukeha ei ole hauas. Haud on tühi. Oleme seekordsele ülestõusmispühale vastu läinud koroonaviirusest tingitud ärevusega hinges. See on ärevus, mida on jagunud kõikjale maailmas, sest pandeemia on halvanud meie isiklikud mõtted ja meeled, kuid samal ajal kogu maailma tavapärase töö ja elurütmi. Siiski on see viirus suunanud paljusid inimesi, võimalik, et esimest korda üle aastate ja aastakümnete, mõtlema järele omaenda elukaduvuse ja kogu ajaliku maailmakorra hetkelisuse üle. Kui Maarja Magdalena ning jüngrid Peetrus ja Johannes hauda sisenesid, veendusid nad selles, et haud on tühi. Täna on kirikud tühjad. Väidetavalt mõjutab koroonaviiruse pärast kodudesse sulgumine praegu juba enam kui poolt kogu maailma elanikkonnast. Järelikult on tühjad üle maailma mitte ainult kirikud, vaid ka kõik teised pühakojad, palvemajad, sünagoogid, mošeed, templid, aga ka sekulaarse maailma kaubandustemplid hiiglaslikest kaubandus- ja meelelahutuskeskustest väikeste butiikideni. Üle maailma, üle rahvaste, riikide, kultuuride ja religioonide ulatuv tühja haua sõnum on sel aastal erakordselt võimas. See ei ole sõnum, et Jumal on meid maha jätnud. Seda võisid hetkeks karta ka Jeesuse hirmunud jüngrid. Kus Jumal siis on? Kus Jeesuse jüngrid ülestõusnuga kohtusid? Johannes kirjutab, jüngrid läksid nüüd taas ära kodu poole. Kodu, kuhu jüngrid lukustanud uste taha olid kogunenud, oli see koht, kuhu Jeesus sisse astus, et julgustada oma lähimaid õpilasi ja pereliikmeid. Enne seda jõudis ta endast ülestõusnud Kristusena märku anda aias üksi jalutavale Maarja Magdalenale. Armas ülestõusmispüha kogudus kodudes, parkides ja aedades. Kõik, kes üksi või pereringis Kristuse ülestõusmise püha seekord ärevusega olete oodanud. Ärge kartke. Ülestõusnud Jeesus astub täna sisse igasse kodusse. Ta külastab kõiki, kes viibivad või ka töötavad haiglas, eakate või lastekodus, vanglas või kasarmus. Nõnda, nagu ei takistanud ülestõusnud Jeesust suletud aud ega lukustatud uksed, ei takista Kristust täna ei viirus ega karantiin, mitte miski. Ta tuleb meie kõigi juurde ning julgustab meid rõõmsa ja rahustava sõnumiga, nagu ta tavatses seda teha oma jüngreid rahustades siis, kui nad olid kõige suuremas hirmus ja hädas. Jeesus ütleb, olge julged, see olen mina, ärge kartke.
Oma ülestõusmise usku tunnistades tervitagem täna üksteist rõõmsa sõnumiga. Kristus on surnuist üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud. Halleluuja! Hea kogudus, ka mina alustaksin täna oma mõtisklust ühe fraasiga, mis oli ka selles äsja kuuldud piiskoppide läkituses ülestõusmispühadeks. Ja see oli 2 sõna, ärge kartke. Need 2 sõna on Luuka evangeeliumi teises peatükis, kus ingel pöördudes karjaste poole, kui nood olid Petlemma väljadel karja juures, pöördub ingel nende poole ja ütleb, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Jah, nii nagu aru saite, siis see on tõesti tuntud jõulusalm jõuluevangeeliumist ja tavaliselt seda loetakse alati siis ka jõuluõhtul. Käesoleval aastal aga kasutan seda sama salmi ülestõusmispühadest rääkides. Lugesin mõned aastad tagasi jõulude ajal just neid salme kõikidele kirikusse tulnud koolidele ja mäletan, et ka jõuluõhtu jutlus oli mulle ehitatud ülesse just sellele tekstile. Eriliselt ma rõhutasin mõtet, et Jeesus on tulnud meid päästma. Et just tema on päästja. Mäletan, et ühel kooli jumalateenistusel küsisin lastelt, mis neile tuleb ette või meelde, kui nad kuulevad sõna päästja. Vastuseid oli mitmeid. Punane auto, sireen, voolikutega mehed, kiirabiarstid ja nii edasi. Igal juhul teadsid lapsed, et päästjat on vaja siis, kui oleme hätta sattunud ja meie elu on ohus. Nüüd saame taas rääkida päästmisest, aga mitte päästeametist või kiirabist. Tõeks saab see, millest ingel kuulutas. Jeesuse kannatusnädala sündmused ja ülestõusmispühad toovad selle päästesõnumi vahetult meieni. Jeesuse kannatuste, surma ja ülestõusmise läbi on Jumal meieni toonud oma armastuse, et meie ei hukkuks. Jumal päästab meid oma poja läbi kõigest patust ja süüst, avab meile taevavärava ja kingib meile elu. Jumal päästab meid surmast. Rõhutan seda täna eriliselt. Jumal selleks, et me surmast pääseksime, laseb oma pojal kannatada ja surra ning äratab ta üles surnuist. Miks seda rõhutan? Mitte üksnes sellepärast, et ülestõusmissündmus on ristiusu alus, vaid põhjus on selles, et inimesed ei taipa midagi olulist. Mida siis? Mõni aeg tagasi küsisin gümnaasiumi noortelt, keda oli umbes 30, et kas te usute elusse pärast surma. Teate, milline oli vastus? Neid, kes käe tõstis, oli enamus. Meie arutelu läks sealt edasi, kus siis küsisin, et millest selline kindel arusaam ja mõte. Arutelu tulemusena taipasin, et seda võetakse iseenesest mõistetavalt elu pärast surma. Sõltumata vormist või uskumusest on omane inimestele, et seda võetakse
iseenesest mõistetavalt. Ometi ei ole üheski religioonis surmajärg eluga kaasnev hüve, vaid see tuleb välja teenida või mingil muul moel saavutada. Igal juhul selleks tuleb midagi teha. Elu igavikus ei ole iseenesest mõistetav ja kristluses pakub selleks võimaluse Jumal oma poja läbi, kelle ülestõusmist surnuist tähistame. Selleks, et sellest osa saada, ei tule teha muud, kui sellesse uskuda ja oma elu usaldada Jumala hoole ja armastuse alla. Jumalast ja tema armastusest kinni hoides, selles püsimine annab meile selle, mida me igavikuks või surmajärgseks eluks peame. Ülestõusmise sündmus paneb meie usule uue aluse, kinkides meile lootuse ja juhtides meid armastuse täiuse poole. Jeesuse Kristuse elu, kannatuste ja surma läbi on meile kingitud pääste ja elu igavikus. See on hea põhjus, et süveneksime pääste sõnumisse ja et igaüks meist võiks mõista, millise armastusega Jumal meid on armastanud, et oma poja meile on andnud, et meie tema läbi võiksime elada. Armsad kaasteelised, ka praegusel keerulisel ajal, mil elame erakorralistes tingimustes, on paljude mõtetes segadust, abitust ja ka meeleheidet. Sageli kaob just sellistes olukordades ära lootus ja lootusetus lootusetuse tunne tekitab meis hirmu. Meil aga, kes me usume Jeesuse ülestõusmisesse, on olemas see teadmine, et ka kõige keerukamates olukordades ei ole me kunagi üksi. Ülestõusnud Issand on meiega ka kõige raskematel, kõige keerulisematel hetkedel. Ja tema ka koos saame elada siin ajalikus maailmas ja ka kord igavikus. Sellepärast kandku meid kõiki vanakiriklik tunnistus. Kristus on surnust üles tõusnud, tõesti ta on üles tõusnud. Tänasel hommikul mõtiskledes ülestõusmispühade üle tuli mul pähe veel üks mõte, mida ma juba ettevalmistatud jutlusele tahaksin lisada. Ja see mõte on seotud armastusega. Olen armastuse teemadel päris mitmeid kordi kõnelenud ja ka rääkinud sellest, et armastus ei ole vaid lihtne emotsioon või tunne. Armastus on midagi palju rohkemat, sest armastus on tegu. Sageli me otsime emotsioone ja tundeid, sest need tekitavad meis häid, positiivseid elamusi. Armastus aga oma olemuses tähendab seda, et me teeme midagi. Ja nii tahaksingi lõpetada oma kõne ühe sellise mõttega, et kogu Kristuse kannatus, tema kannatusnädal, aga viimselt ka tema surm ja ülestõusmine muutuvad mõttetuks, kui meie oma ellu ei too seda sama armastust. Kui me oma elu ei ela Kristusele, Jumalale ja oma elu ei ela teistele inimestele. Kui me vaid otsime ka ülestõusmispühadest häid tundeid ja emotsioone, aga unustame armastuse sügavama mõtte, siis nagu mainisin, on Kristuse surm meie jaoks muutunud mõttetuks, sest ilma armastuseta ei ole elu. Ilma armastuseta ei saa me osa sellest igavikust, mis meile Kristuse Jeesuse läbi on kingitud. Püsigem armastuses, et tema püsiks meis. Soovin teile kõikidele õnnistatud pühi ja hoidku ning kandku meid kõiki, kõige väeline Jumal, tema hool ja armastus nii täna kui igavesti. Aamen.
Hea kogudus, aeg on tunnistada oma usku Nikaia usutunnistuse sõnade järgi. Meie usume ühtainsasse Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtama ja nähtamatu loojasse ja ühtainsasse Issandasse, Jeesusesse, Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on loodud, kes on meie inimeste pärast ning meie õndsuseks alla tulnud taevast ning lihaks saanud püha vaimu läbi Neitsi Maarjast ja inimeseks saanud. Pontius Pilatuse ajal ka meie eest risti löödud, kannatanud ja maha maetud ning 3. päeval üles tõusnud pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub Isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle. Tema riigile ei tule otsa. Meie usume pühasse vaimusse, Issandasse ja elavaks tegijasse, kes lähtub Isast ja Pojast, keda Isa ja Pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse, kes on rääkinud prohvetite kaudu. Meie usume ühtainust püha, kristlikku ja apostellikku kirikut. Meie tunnistame ühtainust ristimist pattude andeks andmiseks ja ootame surnute ülestõusmist ning tulevase ajastu elu. Aamen. Ja nüüd järgneb laul number 115. Palvetagem. Püha Jumal, me täname sind Kristuse ülestõusmise eest. Täname usu, lootuse ja armastuse eest, mida sa meile jagad. Õnnista ja kaitse oma kirikut, vaimulikke ja kiriku kaastöölisi, et nad oleksid sulle ustavad ning teeniksid sind ja oma ligimesi rahus ja rõõmus. Meie palume sind.
kuule meid, armas Issand Jumal. Me palume sinu kätte meie maa ja rahva. Kingi riigijuhtidele arukust ja mõistlikku meelt, talitada oma ametis nii, et meie maal valitseks õiglus ja edenemine. Aita neil langetada õigeid otsuseid ka praeguses keerulises olukorras. Meie palume sind, kuule meid, armas Issand Jumal. Aita meid, et me mõistaksime elada üksteist austades ja vastastikku lugu pidades, et me vastutaksime oma sõnade ja tegude eest, et oskaksime hoida loodut ning märkaksime toetada neid, kes vajavad meie abi. Meie palume sind, kuule meid, armas Issand Jumal. Püha Jumal, õnnista meie kogudust, hoia kõiki koguduse liikmeid ja töötegijaid, et me märkaksime ja oskaksime hinnata sinu armastuse suurust. Anna meile jõudu, et suudaksime igal hetkel sind ja sinu tahet usaldada. Meie palume sind, kuule meid, armas Issand Jumal. Hoia meie kooli ja lasteaeda, kõiki lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Aita, et omavahelised suhted oleks kantud armastusest ja hoolimisest. Anna jõudu, et koduõppe raskused saaks ületatud ja kõik osapooled väljuks sellest kogemusest targematena. Meie palume sind, kuule meid, armas Issand Jumal. Issand, anna kõigile tugevat tervist. Ole oma armuga nende ligi, kes on saanud moel või teisel puudutatud leviva viirusega. Anna nakatunutele jõudu sellega võidelda. Toeta meditsiinitöötajaid ja kõiki, kes ennast salgavalt töötavad, et olukord kontrolli alla saada. Meie palume sind, kuule meid, armas Issand Jumal. Püha Jumal, aita kõigil inimestel toime tulla eriolukorrast tingitud stressi ja tekkida võiva hirmu ning paanikaga. Anna meie kõigi südamesse oma rahu ja julgusta meid alati sind usaldama ja sinule lootma. Meie palume sind, kuule meid, armas Issand Jumal. Saada oma armuga kõiki haigeid ja murelikke, toeta ja kinnita neid. Kuule meid ka, kui me palume 70-aastase naise eest, kes võitleb raske haigusega. Anna talle jõudu, anna tema südamesse rahu ja hoia teda. Meie palume sind, kuule meid, armas Issand Jumal. Palume koos mureliku emaga tema kõhubeebi eest, kellele on hetkel diagnoositud võimalus raskele haigusele ja mõnede nädalate tulemuses sõltub, kas ta saab jätkata teekonda siia ilma. Palugem koos, et tema elule paistaks päike ja et ta saaks tulla siia ilma teda ootava pere juurde. Meie palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal. Aita meil kõigil olla kuulekad sinu sõnale ja väärilised osalema sinu riigi töös. Ühenda meid kord kõikide pühadega oma isamajas, taevases kuningriigis, seal, kus sina elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja järgmine laul on laul number 105.
Jeesus üles tõusnud, halleluuja. Võidupäev nüüd meile koitnud, halleluuja. Jeesus ristilt kannatas, halleluuja. Pahtu orjas lunastas, halleluuja. Issand, olgu teiega. Ja sinu vaimuga. Ülendage oma südamed. Meie ülendame südamed Issanda poole. Tänagem Issandat, meie Jumalat. See on õige ja aus. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind. Püha Issand, kõigeväeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Tema meie eest ohverdatud paasatal on tõeline Jumala tal, kes on ära kandnud maailma pattu. Oma surmaga võitis ta meie surma ja oma ülestõusmisega avas ta meile tee igavesse ellu. Sellepärast särab kogu maa ülestõusmise rõõmus ning me ülistame koos Maarja Magdalena, Peetruse ja kõigi teiste ülestõusmise tunnistajatega, koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
kiidetud oled sina, taeva ja maa issand. Sa halastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Me täname sind lunastuse eest, mille sa meile kingid Jeesuses Kristuses. Läkita oma püha vaim sünnitama meis elavat usku ja pühitse tema läbi leib ja vein, mille me sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihust ja verest. Meie issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes: võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu söömaaega, tänas ja andis selle neile öeldes: võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me peame seda söömaaega sinu poja kannatuste, surma, aga ka ülestõusmise ja taeva minemise mälestuseks. Sina annad meile süüa eluleiba ja osa õnnistuse karikast selle päevani, mil üles tõusnud issand tuleb taas oma kirkuses. Me palume sind, vaata Kristuse täiuslikule ja igavesele ohvrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiuslikuks elavaks kiitusohvriks Kristuses. Kristuse läbi, Kristusega ja Kristuses olgu sulle, Jumal, kõige väeline Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Aamen. Ja Jeesuse Kristuse nimel ja tema enesõpetatud sõnadega meie üheskoos palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand Jeesus Kristus on tõotanud: oma rahu ma annan teile, oma rahu ma jätan teile. Sellepärast nüüd, kes te olete kodudes, kui teie lähedal on teie pereliikmeid, siis olge head, soovigem neile Jumala rahu, sest see Jumala rahu, mis on üle inimliku mõistuse, kinnitab ja hoiab meid õiges usus igaveseks jäädavaks eluks. Aamen. Kristus Jumala tal, kes maailma patud kannab, alasta meie peale. Kristus Jumala tal, kes
see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Issand, ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu juurde. Ütle vaid üks ainus sõna, siis saab mu hing terveks. Ja Issand ütleb meile, vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Aamen. Tänagem Issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Ja tema heldus kestab igavesti. Halleluuja. Kõige väeline halastaja Jumal, meie täname sind, et sa meid jätkuvalt oma armuandidega kinnitada tahad. Vala meie südamesse oma armastuse vaimu ja ühenda oma rahus kõiki, kes sinuga kohtuda igatsevad. Sinule olgu ülistus ja au Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja me laulame lõpulauluks laul 102, ja laulgem suust ning südamest. Ingli
enne kui meie teenistus lõpeb, annan edasi paar teadet. Ja kindlasti esimene nendest on see, et kõik need teenistused ja palvused, mida me siin Kaarli kirikus või ka teistes kohtades oleme pidanud, on vaadatavad ka Kaarli koguduse YouTube'i kanalil. Ehk siis, kui minna YouTube'i ja panna sinna sisse Tallinna Kaarli kogudus, saab sealt kätte kõik need palvused, mida me viimastel aegadel oleme selle eriolukorraga seoses salvestanud ja mis on inimesteni jõudnud. Ja leerilastele, kes täna vaatavad või kes ka tahaksid veel leerikursusega liituda, siis järgmine leeritund toimub meil online'is sealsamas YouTube'i kanalis järgmisel laupäeval. 1 tund on toimunud, see on samuti seal järelvaadatav. Nii et kellel huvi on tekkinud, siis tasub seal kindlasti seda tundi kuulata ja kui veel registreerutud ei ole, siis on võimalik registreeruda ka Kaarli koguduse interneti koduleheküljel, nii et Leeri kooli all, nii et selle rühmaga, nagu ütlesin, on võimalus veel ka liituda. Aga soovin teile kõikidele õnnistatud pühade jätku, olgu Jumala arm, head inglit teid ikka hoidmas ja kandmas, olgu Jumala rahu teiega. Aamen.